Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist. Rallisaade on algamas, nimelt sellel Kuues käik ja miks me rallisaadet teeme, sest loomulikult juba neljapäeva õhtul toimuvad Kesk-Euroopa MM-etappi esimesed 2 kiiruskatset ja täna siis räägime jutte nii, et mina, Heido Taljurand, olen Delfi stuudios, Roland Poom on Rakveres, aga sellest me räägime natukene hiljem, sest et loomulikult Kaspar Uus on meil telefoni otsas, temal seal muude toimetuste vahel Kesk-Euroopas vähem aega, kuulame tema muljed esmalt ära, et tere Kaspar, loodan, et sa kuuled mind ja räägi siis, kuidas seni sul seal Kesk-Euroopas läinud oled, mida näinud, mida teinud? Guten Tag. Olen siin praegu Passaus, rallikeskuses, just käib see meediatund käib. Aga sai just enne, kui sa helistasid, Tänak ja Hyundai mehed siin ära intervjueeritud, nii et praegu 5 minutit leiab. Eile jõudsime kohale Münchenist, pideli siia veel sõita, siin on natuke edasi tagasi sõitmist ka, siis me ööbime mingi 30 kilti eemal. Eile oli ka kuulus pressikonverents, ma eeldan, sa selle kohta küsid ka. Ja nii ta siin läheb, kerime vaikselt nii enda rallit käima. Lähme siis järjest, alusta, mis see Tänak rääkis, kuidas ta tuju oli, et ta tegelikult seal testikatse lõpus viskas nagu nalja, ütles, et naeris, et auto liigub, mis oli nagu selline, tundus, et ta on hea tuju, aga siis tulid need esimesed jutud sealt koha pealt, siis oli juba selline, et et tegelikult päris auto on pekkis ja olen ainult selle pärast siin, et muud varianti ei olnud, oli juba selline justkui pahur, aga samas ma ei näinud, mis näoda ta seda ütles, võib-olla ütles lõbusat, võib-olla turvalt, et nagu sa teksti põhjal ei saa seda aru, et kuidas ta fiil oli? Ei, praegu tundus nagu okei, et jah, selles mõttes, et meil olid seal tehnilised probleemid tekkisid ja sellepärast, kuna 24 aasta auto oli võtta ja kuna sellega on nagu okeid kogemused all, siis läks selle kasuks ja et see on see põhjus. Ja okei, muidu oli selles mõttes üldplaanis on nagu siin okei praegu, testikatsel ajad on ju kõik suht lähedal ja siin saab olema põnev olema näha, et kas need, kuna 4. ja 5. siin esimesed Hyundai mehed tulevad, et kui palju siin neid antikatte ehk siis nii-öelda lõikamisvastaseid kohti, et kas need aitavad kaasa ka sellele, et äkki esimesed toovad vähem pori, aga eks seda hakkab nii-öelda täna ja homme rohkem nägema. Räägi kuulsast pressikonverentsis ka siis, kui sa juba selle üles tõid teema. Ei, selles mõttes jopas ütleme nii, et see info ei olnud minuni jõudnudki tegelikult, et toimub. Ja siis üks hetk vaatad, jõle palju rahvast on ja siis üks prantsuse kolleeg ütles, et kuule, et Kalle tuleb ju kohe, siis ma olen nagu, väga hea, et kõik saaks kohale jõudsime. Aga jah, ütleme sellist melu ei ole meediakeskuses eriti kolmapäeval nagu üldse näinud. Et inimesed ootavad, kes on valmis, soomlased olid siin valmis kohe sissetulekut filmima ja kõik need muud öötjud ja küsimuste ringi ja see, et see oli ka siuke, ütleme ka minu jaoks veidi omalaadne. Aga jah, siin, ütleme, eile oligi see ainus koht, loeti sõnad peale, et ralli rohkem sellel teemal ei tüüta tema tuleviku osas, et on nagu on. Ongi, loeti sõnad peale või? Ütleme Anti Maista et see praegu, kui te tahate küsida, küsige praegu ära, et ralli on ralli ja siis räägime teistel ralliteemadel. Kuidas ta oli ta siis emotsionaalne, kas ta oli selline silmmärg, oli ta selline ma ei tea, naeratus kõrvuni, et uus etapp ootamas, või oli selline emotsioonitu soomlane? 2 väga rahulikku tuima soomlast istusid laua taga, siis tema ja kardioluga. Et selles mõttes, tuju oli pigem siuke lõbus ja vastas nagu lõbusalt ja et ei olnud, ütleme, dramaatiline on, nagu sulle meeldib. Et seda ma kahjuks üle pakkuda ei saa seekord. No jah, kahju. Õudne. Kuidas see ralliparki välja näeb, kuidas seal see üldse tee siis proovi kuulajale ära visualiseerida, et kuidas sul seal töö on jaotatud, mis ruumid on, et tee nüüd anna endast parim, et kuidas see asi sealt põnevalt kuulajateni tuua? No meediaruum võiks olla suurem. See on päris vähe lauda. Küll külmkapp on õnneks vett ja karastusjooke täis. Aga süüa ei pakuta taas kord. Vähemalt ei ole ise veel läinud. Nii et selle toitlustamisega on alati nagu on. See on ainult muu asi, ainult üks asi huvitav on siis toita õudne. Energiat on ju vaja. Energiat on vaja.
mis see aga rallipark on tavaline selles mõttes, et seesama simulaator nagu ikka iga rallil ja kõik need hooldusalad, et selles mõttes rallipark on täitsa siuke nii-öelda tavaline, kõik ma eeldan vajalik on nagu olemas. No mis see Passau endast kujutab siis, et selline 50 000 elanikku, et selline tundub selline Tartu-suurune maaroht olevat. Suur linn ikkagi. Jah. Teadega ma Passaud ei ole väga näinud, sest et see rallipark on kohe siit alguses, sa keerad enam esimeselt tänavalt vasakule ja kui linna sõidad ja siis oledki juba seal. Aga meie ise oleme umbes 30 kilt eemal seal testikatse läheduses. See on siuke tore väike linnak ja turismi koht ja ütleme, Jaan Martinson meile selle koha eelmise aasta pealt soovitas ja saan aru, miks siin on kontingent on, ütleme, tema jaline. Aga viis siin vanade kottu, super. Vaata, siis on hea, kui ümber on sellised 80-aastased, siis ei lähe ula peale, ei lähe sinna mökut otsima ega midagi, siis sa teed ainult tööd. See on õige, Jaan, kiidan. Mis ootused rallil on? Selles mõttes natuke kahju, et tegelikult ainult üks eestlane on ju, või kaks siis, Tänak Järveoja, et tegelikult oleks ideaalmaailmas oleks neid rallikahtasid ka, aga mis teha. Aga mis on sinu ootused rallile, et mis sa arvad, mis juhtuma hakkab? Mind huvitab selle nurgalt juba, et kumb nagu Hyundai nüüd versioon nagu siin asfaldi reaalselt paremini toimib, et kui Tänakina Milstarivad järjest, siis saab nagu suht lähedal võrdluse, et see on üks huvitav esi, ilmselgelt tahaks, et nagu läheksin ka veel võiduvõitluseks. Ja teistpidi huvitab, et kas Evans suudab ka nüüd ja Roompere suudavad siin Ožeele veel ka nii-öelda omavahelises võitluses veel, kuidas ma ütlen, nii-öelda juurde panna ja Tänaka loomulikult, et selles mõttes Ožee on siin kõige tõusamas joones liikunud, et kas ta siin esimene startides on taas nagu siuke võitmatu või saab või kui palju nii-öelda, kui paljud talle vastu saavad. Kuidas ta ilm on? See on vist ütlesid ka võtme küsimus, et palju seda vihma tuleb, millal tuleb, et kuidas hetkel on, mida ma ei ole ilmateadet jõudnud vaadata, et mida üldse lubatakse? Pigem tundub võib-olla isegi siuke kuivamapoolsem, et võib-olla liiga palju ei hakka ilm äkki rolli mängima. Et siin näiteks praegu on küll pilvin, aga mu päike paistab lagi pähe ja päris siuke mõnus, ma ei tea, 15 kraadi, siuke veits kevad soojus praegu. Okay. Aga pigem muidugi iial ei tea, sügis siiski Kesk-Euroopa, aga pigem võib-olla siin päris siukest asja, mis siin viimasel Horvaatia EM-rallil oli, äkki vast ei tule. Ja kuidas sulle see meeldib, et neljapäeval juba 2 kiiruskatset, pigem kiida tead või pigem see päev on veel või ralli on veel pikem, et kui me räägime siin, et Rovanperal kopp ees, et pikad päevad, kõik seda, siis nüüd me alustamegi juba, eks ole, testikatse, mis ta oli kohaliku aja järgi neljapäeval kell 8 hommikul, see tähendab jälle juba neljapäeval aeti 6:30 inimesed välja ja tõmbavad siin, eks ole, päris poodium on siis pühapäeval kell 6, et sinna jälle unetunde vähe ja kõik muud jutud, et sulle see neljapäeval ajakirjanikuna fännina, kas meeldib? Sorry. Räägi. Sorry. Aga sa ei kuulanud üldse mida vahetada? ei, ma kuulesin, lihtsalt keegi tahtis selfit praegu teha, ma olen harv valmis seal. Selfit teha. Aga räägi, kuidas sul meeldib, et neljapäeval on asjad? Mul ei ole ise sellest midagi, et 2 katset on küll, aga see paus on seal vahel jälle pikk. Ja see ei ole ju maailma pikim katse ja see on ju sama katse 2 korda, et see on nagu, see paus võiks lühem olla, aga see fakt, et lihtsalt täna 2 katset on selles mõttes on nagu, ma arvan, okei, et tõmbab nagu, kuidas ma ütlen, saab nagu nii-öelda natuke hoo sisse ja natuke ka võib-olla aimu, mis siis nagu homme nagu rohkem saama hakkab, et puhtalt selle nurgalt minu arust see on okei. Aga jah, alati saab kompaktsem olla. Ja viimane küsimus, nüüd on päris viimane. Mille pärast inimesed sinul selfit teha tahavad? Ma arvan, ma olen Eestis, ma olen sinul väljas käinud, mitte keegi ei tea, kes on Kaspar Ruus, pole iial näinud, et keegi tahavad selfit teha ja lähed nüüd Saksamaale, siis ma saan aru, fännide hordid praegu tahavad selfit sinul teha. Miks? Kas sa... Ma ütlen, et üks vanem mees tuli, võib-olla on sealt tahas, kus me ööbime, aga oli kaamera, kui ütles, et
selfie saab, siis mul läkski korra siin juhe kokku. Aga nüüd on kadunud juba, et ma ei tea, kas ta sai must pilli või mitte. Täitsa ulme. Jätame siis sinna, jätan sinna vanemaid mehi hullutama, ma saan aru, vaatavad, selline ilus Tartu poiss tulnud, et saan aru, et Saksamaa meespensionärid on pöörased, et selles mõttes, et rõõmustab ka seal passo inimesi, et pole mitte midagi öelda. Eks üritame siis homme taas, et ma nüüd räägin siis Roland Poomiga. Vot. Jaa, tehke natuke tarka juttu, kuule ka jõudu. Tavaiks, no tšau. Ja nüüd tuleb see loomulikult see parim koht, et Roland Poom, kas sa oled kuuldel? Olen kuuldel, isegi vist näed mind. Ja näen sind. Räägime siis selle story ära, et Roland Poom ei ole täna Tallinnas, et saan aru, et oleks võinud sinna Saaremaa rallile ikka minna, et vahepeal naine sünnitanud ei ole. Kuidas sa seda Saaremaa rallit siis vaatasid? Rahuliku südamega või vaatasid, et olid kuri naise peale? Kurat, sinu pärast ei saanud minna, vaata. Minu pärast. Nördinud. Kuule, kusjuures tegelikult me tegelikult olime haiglas ühe päeva Saaremaa rallist, nii et õige otsus oli mitte minna ja oleme ootuses, aga ei, ma ei ole Rakveres, ma olen tegelikult Otepääl. Okay. Ja Otepääl seetõttu, et me siis Tartu lähemal oleks, et ütleme nii, et teeme reklaami Rakvere sünnitusosakonnale, et ma ei tea, kas üldse toimib seal või ei toimi. Ma lihtsalt, selles mõttes muidu oled, et võib-olla nördinud, et vaata, et ei tulda, mis siit sõita ei ole. Mul sõber just rääkis mingi loo, ütleme Meelis, võib-olla lihtsam öelda, et ma mõtlen nime veel Meelis. Meelis rääkis loo, et tal oli nimelt, et tal venna naine oli nagu sünnitamas, just selline ka viimased päevad ja siis ühel hetkel see kõne, et oma vennalt, kuule, et mul naine hakkab sünnitama, et viskad haiglasse ära, et ma olen natuke ise kaugemal. See on mingid asjad, et viski ära, ma jõuan natuke hiljem. Ja siis mul see sõber Meelis siis nimetab, jõudis sinna kohale, siis naine juba sünnitas, siis ta pidi venna naise sünnituse võttis vastu niimoodi, et kui kiirrabi jõudis, siis hoidis seda käes, ütles väga weird kogemus, et ma arvan, et sa võib-olla eelistad ka seda, et naine ikka jõuab ka sinu haiglasse, mitte et naabrimees või keegi teine võtab selle vastu kuskil köödi põrandal, et sees mõttes on kõik hästi, on ju. Hea story, on ju. See on päris raju lugu. Rääkisin teise Madis Kalvetil rääkisin ka, ta sõi tal. Kohe näe, et ta söögi isu läks natuke ära selle peale, ma ei tea miks. Aga ei, tegelikult ma tahtsin täna tulla ja siis ma vaatasin kaardi peal, mis on parim lahendus, et Tartu-Tallinn maantee on üpriski selline pikk ja nagu midagi liiga palju ei ole seal aina. Et mis see parim lahendus oleks, kui tee peal peab kuhugi sünnitama minema, et head lahendust ei ole. Aga ma ei tea, vaatame, et me ilmselt täna käime veel korra Tartus arsti juures ja võib-olla ma siis äkki mingi päev ikkagi stuudiosse tulen kohale ka, et kui kõik veel lubatakse. Jah, aga Kesk-Euroopa ralli elagu läheme sinna nii, et Sebastien Ogier 224 punkti, Elfin Evans 222, Kalle Rovanperä 203 ja Ott Tänak 181. Need on veel mehed, kes on enam-vähem tiitli heitluses ja tõenäoliselt siis Toyota meeskondliku MM-tiitli kindlustab siin ära ametlikult, kuigi vormiliselt on see kindel, aga siin võib-olla saab ikkagi šampust juba lasta, aga vahepeal hästi palju uudiseid olnud ja ma võtaks selle, et enne kui lähme ralli juurde, käime need peamised asjad ära. Siin üks suur story juhtus vahepeal. Ma ise mõtlesin, et kui sa ei ole, kui naine ei oleks nii rase olnud, siis ma oleks võib-olla kutsunud saatesse, et eri saate. Rovanperä lõpetas ralliga. Oleme ausad, päris pauk ikkagi. Selles mõttes, et ta üldse ei sõida. Ma saan aru, et ta vist tahtis seda, et äkki teen pooliku uue ja siis tiim ütles, et kuule, et kas sõida nagu täied või ära sõida üldse, et otsusta ära ja siis otsustas üldse mitte sõita. Et see, et ma Rovanperä üldse ei näe, läheb sõitma superformulat Jaapanisse ehk siis vormelit. 25 aastas maailma peaaegu parim rallisõitja ja ütled nägemist. Täitsa hull. Ja see vist näitab ikkagi seda, et rallisarja tervis ei ole vist väga hea. Kui sul ikkagi maailma, ütleme, oletame, hüpoteetise maailma parimad sõitjad on Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä, oletame. Ja üks ei ole nõus sõitma täitu aega, teine ei sõida üldse. Et natuke on nagu, midagi on nagu valesti. Ma ei tea, ma ütlen, et see oli nagu minu jaoks ikkagi nagu väga suur šokk seda lugedes, et ma olin kuulnud ka infot tegelikult ka samamoodi alates suvest, et tõenäoliselt midagi toimub, aga ma olin nagu üpriski veendunud, et see midagi toimub, tähendab seda, et ta jätkab pooliku hooaega. Lihtsalt ju ei ole huvi nagu täishooaega ikkagi teha, aga see, et nagu kõik on, see oli minu jaoks ikka täielik šokk.
ma reaalselt ma ikkagi pidin paar korda lugema, et kas ma ikka saan asjast õigesti aru või mida ma praegu loen. Või lõpetab hoopis driftiga või mingi muu asjaga. Aga ei, tegelikult kui nüüd analüüsida seda asja ja vastata su küsimusele, kas ralli WRC tervis on siis nagu kehvake või ei ole. No mõtleme selle peale, et tegelikult Kalle Roompere on küll 25 aastane, aga ta on rallit sõitnud tõenäoliselt üle 20 aastane. Sebastian Ogier, kui vana ta on, 40, midagi peale võib-olla või alla, umbes 40. Ta on sõitnud rallit ka üle 20 aasta. Nad on sisuliselt sõitnud Kalle Roomperaga nagu väga palju aastaid rallit, mis on suht arusaadav isegi ühelt poolt. Et ei taha seda teha sellises mahus enam. Aga Kalle poolt võib-olla ongi see, et kuna ta tegelikult, see on nagu vaata laulma või sunnida oma last mingi klaverit mängima, mängib oma alates 5. eluaastast, mängib kuni 20. eluaastani ära, kui kool läbi, siis ta ei taha mitte kunagi seda klaverit näha ka enam. No siis praegu on see, et sunnid klaverit mängima, siis ta otsustab, ei ma hakkan xülofoni mängima. Selles mõttes ta võiks klaverit edasi mängida. Nüüd ta leidis täpselt selle, mida ta tegelikult on tahtnud. Et tegelikult, et mis ma tahan öelda on see, et ta on nii kaua seda teinud. Ta on oma tiitlid võtnud, et ta ei näegi võib-olla muud perspektiivi sellest kui ainult seda, et see on rahamasin. Ta on kõige rohkem teeniv rallisõitja sellest sarjast. Ja kas see raha tegelikult motiveerib teda? Tal on ilusad majad, tal on Monacos kodu, tal on kuradi Porsche'd, Lamborghinid, ma ei tea, kõik jutud olemas. Et nagu, kas see, et ta nüüd järgmise 5 aastaga teeniks, ma ei tea, 50 miljonit. Vaevalt need summad ei ole nii suured, aga et kas see motiveeriks? Tõenäoliselt ei motiveeri ja tahakski midagi muud teha. Seda Roompere kuldemist on muidugi põnev vaadata, et kas saab hakkama, et päris külmalt minna rallisõitjast vormelisõitjaks, see on nagu selline päris teistmoodi, et see 80-ndatel või on olnud sellist, kes on nooruspõlves sõitnud vormelit ja siis rallit sõitnud ja siis, eks ole, hiljem teinud mõlemat kordamööda või hästi palju mehi, kes on tulnud ringrajalt rallisse, eks ole, Katsuta ja Suninen võib-olla eelkõige on siin viimase aja näited, on ju. Aga sellist teistpidi 25 aastaselt, kuule, ma hakkan nüüd panema ringrajal, päris, selles mõttes, et ainus positiivne, suur positiivne asi on see, et seda asja on päris põnev vaadata rallifännina. Absoluutselt nõus, ülimalt nõus ja võib-olla miks ma nagu veidi hyped olengi sellest on see, et ma olen tegelikult ka ise nagu viimasele rohkem sellise ringrajasõidu huviline, mis minu jaoks siiamaani on täiesti nagu tõeliselt igavald, aga ma võib-olla olen nagu viimasel osad mingisugust huvitavat, põnevat asjaolu sealt leida. Et äge on see, täpselt see, mida sa mainisid, et ralli tippklassist ei ole mitte keegi, mitte kunagi jõudnud ringraja tippu. Vastupidi on. No vastupidi on seda võib-olla lihtsam ka teha natukene. Aga see saab olema ülipõnev jälgida seda teekonda, sest ma saan aru, et sellised 2 astet on nagu paigas, on superformula ja on F2 ja mis saab edasi, eks siis ole näha, et kui on ainest, siis muidugi F1 on nagu kõik muu on nagu jube, ma arvan, et Roompere puhul on kõik võimalik, et ta võiks seal nagu hea alla läbi, aga eks F1 puhul on nagu nii palju muud keerulist seal juures, et sinna üldse pääseda ja see koht seal saada. Kui ta on kiire, kui ta paneb superformula kinni, paneb vormel 2 kinni, siis ta loomulikult saab, aga mul tundub see päris ebatõenäoline, et sa 25 aastaselt, et ma tean, eluaegne õpe ja need muud modernsed tänapäeva sõnad, aga see 25 aastaselt nagu hakata sõitma, see tundub nii ulme. Aga võib-olla ongi see sõit nii vere sees, et ongi veregrupp on mis iganes kütust need tänapäeval vormelid kasutavad, et see annabki kuum, et ülipõnev. Aga samas mõtleme, mida ta on teinud siiamaani, ta ju rallis, siis ta on drifti pannud, ta on nagu absoluutne tipp oli nii palju, kui ta drifti on sõitnud. See drift ei ole päris sport ju, selles mõttes, et see ei ole ju selline... Lihtsalt, et ikkagi nagu perspektiivi panna, et kui ta kuhugi autosse istub, siis ta seda ka tipptasemel teeb ja siis tegelikult ka ju ringrada loomulikult, mida ta siin on Porschedega sõitnud nüüd viimasel ajal on ju. Ja siis tegelikult on ta ju motocrossi sõitnud mingil määral nüüd viimasel ajal oma meeskonna isegi tegi. Et tundub nagu selles mõttes ma tahan öelda, et nagu ainest on ja eks, aga põnev saab olema jälgida, et kuidas see teekond tal läheb. Igal juhul üli julge otsus, mis vastu võtta.
no muidugi, hakkas tulema kohe neid jutte, mis saab Toyotast ja issand ja halvasti ja Stanart sinna ja kelle nad peavad tooma. Aga mina mõtlen, et ei olegi vaja tuua. Neil on mees, kes on MM-sarja läbi hooaja juhtinud, Elfin Evans. Neil on mees, kes sõidab pooliku hooajaga, võib ka tiitli ära tuua või paar etappi vahele jääda ja siis tulla Sebastian Ogier. Ja neil on nüüd, eks ole, me mõtlesime, kuhu me peame eraldi tiimi tegema Solbergile, mis me teeme, vaata, et mehi on nii palju. Minust selle mure lahendas see ka täitsa ära, et nüüd on, et Solberg ja Bajari hakkavad, Solberg või Bajari peavad hakkama nüüd päriselt sõitma, eks oli 1-2, et tõenäoliselt Solberg, neil on Solbergi näol on, kui enne oli see noor äge mees, oli Kalle Rovanpere, siis neil nüüd uus noor äge mees on Solberg, et minu meelest see üliäge point on roos, sellega annab tuumanda küll. Jaa, nõus, et võib-olla see ikkagi tegelikult teeb ka seda sarja järgmisel aastal veidi põnevamaks just seetõttu, et meil ei ole mingit kindlaks, me peale lepingut näinud, et Solberg seal sõidab, aga eelduslikult see nii on, et Solberg siis vahetab Rovanpera välja. Et see võib-olla läheb natukene tasavägisemaks äkki kahe meeskonna just see sõitjate vahe, et Rovanpera ikkagi maailmameistrina astub kõrvale, asemele tuleb Solberg, kes on kindlasti ta vajab rallidel kogemust, et ta ei ole võimeline võitma kõiki rallisi nii, nagu ta võitis Eesti. Aga ega see sõitja, nagu ma arvan, see tase, et palju ta punkte aasta jooksul on võimeline teenima, veidi tuleb allapoole ja äkki teeb ka natukene põnevamaks seda Hyundai ja Toyota omavahelist võitlust. Aga ma arvan, et tahaks öelda ühelt poolt, et sport võib-olla kaotab, et Rovanpera läheb, aga tegelikult võidab ka, et meil on ülipõnev aeg selline muudatus ja see tegelikult toob ülipõneva mingi perspektiivi jälle sporti juurde minu meelest, et loomulikult on kahju, aga samas põnev on ka. Mis siis vahepeal veel juhtus, kui Toyotas sai räägitud, siis Hyundai tegi ühe selle märgilise muudatuse ikkagi, et kuulus Andrew Wheatley, kes siin FIAs oli päris kõrgetel kohtadel asjatas, eks ole, mööndustega see mees, kes on võib-olla selle tehniliste tingimuste taga isegi, eks ole, need kokku pannud kaude. Varem siis kuskil M-spordis ka töötanud, nüüd on Hyundai spordidirektor, et kui siin vahepeal oli see mure, et kuulus Apitipool üldse teeb muid asju ja siis see on see FTH on, eks ole, tehnilise direktorina on justkui see nägu, et siis nüüd mees tuli ja mis on oluline, et pika lepingud, et ei ole selle hooaja lõpuni või järgmise hooaja lõpuni, tegelikult on ülejärgmine ka, et esimene hea märk, et aastal 2027 Hyundai ikkagi jätkab, et muidu oleks teinud järgmise aasta lõpuni selle lepingu, et nüüd on näha, et on justkui pikem perspektiiv ka, et minu jaoks see oli kõige olulisem osa sealt. Jaa, absoluutselt nõus. Ja just see, et selline mees tuuakse paati, ta niisama ei tuleks, ilmselt kui ta ei tea, et seal on mingisugune perspektiivi taga meeskonnal. Aga mis on huvitav see, et need jutud kuskilt tekkisid ilmselgelt, ega need ei tekkinud kuskilt lihtsalt tühjast kohast, et kas meeskond jätkab või ei jätka. Siis tulid ju Neville'i kommentaarid, et see, et Hyundai säästuprogramm ja töötajaid on vähe ja kõik on halvasti, midagi ei arendata ja et need tulid kuidagi hästi üheaegselt, et see oli naljakas. Ja mis ma tahan öelda on see, et ilmselt see ei olnud selle tagajärg, et sõitjad julgesid kurta, et nüüd võeti uus mees punti, aga äkki seal on ikkagi mingisugune mentaliteedi muutus toimunud, et kui enne tõesti võib-olla see fookus liikus juba veidi WRClt ära, siis tegelikult on aru saada, okei, me jätkame, me peame fookus tagasi tooma ja me peame olema konkurentsis, et tegelikult see tundus, et oli juba vahepeal täiesti kadunud, et see, et me ei suuda Toyotaga võidelda, tundus et jaa, me teame, me oleme arvestanud sellega, me isegi ei proovi võidelda, et me proovime lihtsalt võib-olla rallis ja võita ja that's it, et me isegi ei proovi Toyotaga konstruktorite tiitlist võidelda, aga see praegu annab selle vihje minu jaoks, nagu sa ütlesid ka, et aastate pikkune eesmärk, mingi plaan on ja järgmine aasta tahetakse ikkagi minna ka konstruktorite karika järgi. Jah, mis veel vahepeal juhtus? Suur uudis tuli, et Rally Estonia, Delfi Rally Estonia, õige, 2026, et seal Rally 1 autos on Virves Linnamäe või Jürgenson. Jumast äge, lõpuks ometi selline enam-vähem ametlik, et keegi neist saab peale. Et see aasta jäi ära, aga siis vähemalt järgmisel aastal. Elagu.
Jaa, mega, see on mega uudis, noh, ja jälle nagu, tegelikult on ju see, et me teame, et Otil, noh, palju tal sõita on veel, on ju, palju ta jaksab, palju ta viitsib, jälle eile oli sünnipäev, vanust tiksus jälle peale. Et ega teda ei ole meil siin meie meeli lahutamas lõputult. Meil on vaja uut noort peale, kiiremas korras, et me saaksime siin ka 6. käigu saatega samamoodi jätkata, on ju. Ja ma arvan, et noh, ilmselgelt see saab olema võtmetähtsusega, et üks eestlane paigutatakse siin autosse. Ma muidugi väga loodaks, et see saab olema pigem nagu sarnane, võiks olla nagu oli Sessiga, et saab 2 rallit või saab kas või mingi ühe kohaliku ralli kuskile, siis WRC etappi. Et see külmalt WRC etapile peale tulek saab olema kindlasti keeruline. Aga nüüd nendest sõitjatest, ega meil ei olegi ju rohkem valikut. Ilmselgelt on need sõitjad, kes nagu kelle vahel valida, võib-olla Linnamäe sealt juba tegelikult kriipsutaks maha. Et teised on nagu näidanud viimastel aastatel oluliselt suuremat arengut ja kõike muud seal juures ja kui võrdleks nüüd veel Jürgensoni ja Virvest, siis ilmselgelt Jürgensonil on nagu mingi hea kontakt M-spordiga, aga kuna M-sport seda ei rahasta, siis vaadatakse midagi muud sealt, nii et eks see pigem kogemuse mõistes on Virvesel see aeg see samm teha, et küll Jürgensoni aeg ka tuleb. Aga täna on see kindlasti Virvese aeg see samm teha ja tegelikult ju isegi nüüd see aasta käis jutt, et peaks tulema, siis on Virves. Et tema on seal, kes võiks sellest sammu teha, siis ma olen 99% kindel, et see on Virves, kes järgmine aasta Rally 1-ga Rally Estonial sõidab, Delfi Rally Estonial. Ja, Delfi, vaata õige, kiidame sponsorid, nagu Delfi. Üks mees, ma lihtsalt selle peab ära fikseerima, et Esa-Pekka Lappi lause, et kui keegi mulle siin vastu saab, siis ta on kindlasti valmis suuremateks rallideks. See oli ülivägev etteaste, ta istus külmalt rallikatse autosse ja oli kohe tempos, et tal ei ole tegelikult sponsoreid, aga ta loodetavasti saab ta need järgmiseks hooajaks. Sellise kiidutõne tegi Esa-Pekka Lappi Patrik Enokile. Enok tuli Saaremaale, teist aastat järjest põrutas häid aeg, seekord ei tulnud head kohta, et sulle läks teised mured tekkisid. Aga sealt Soomes, reaalselt paned Toyota selle Rally 2-ga sõidad Esa-Pekka Lappiga võidu täitsa ulmena. Siin on see, et annaks jumal, et meil jätkuks raha nendele noortele, et kõik saad selle võimaluse näidata, et see Enok on nüüd järgmine mees, keda siin, ma ei tea, ta tuli kuidagi minust eelmine aasta kuidagi see Saaremaa ralli teise kohada vist oli, ta jäi vist seal tuli kuidagi äkki. Aga napilt Ken Torni taha. Jah, et kõik vaatasid, mis perset, see on selline 18-aastane vend tuleb ja paneb siin koduväljakul põhimõtteliselt Ken Tornile vastu. Seal ta minust võib paududa sinna ja minust ta on ainult edasi paudutanud, et polegi nagu ühtegi tagasilööki, et täitsa ulme tulek ja selles mõttes, et kirjutame kaegad alla, et annaks jumal, et sinna ikkagi mingid toetajad nüüd taha tuleks ja saaks sellise, junior WRC miinimum, äkki midagi, kas ei Rally 2-ga, et midagigi, et saaks seda MM tasemel ka, et üks asi on Soomes kihutamine on ja teine asi on võib-olla, et kuidas sa saad hakkama libedatel Kesk-Euroopa asfaltteedel ja kuskil raskel preeka kivisel aeglasel teel on ju. Jaa, kõigepealt, ma ei tea, Patrik kuulab või ei kuula seda, ma olen mega fänn. Ma olen juba eelmisest aastast saadik, mulle meeldib see, mees tuleb ja teeb. Ja mulle meeldib see, et ma tegelikult kuulasin just hiljuti, Rauno Paltser tegi taga intervjuu Power Stage podcastis ja ma kuulasin seda ja see, kui analüütiliselt nad võtavad kogu seda asja, et mulle tundub, et kui ei ole raha, siis mõistus on olemas. Siis tuleb töö teha ära mõistusega. Ja see, kuidas on legend tööle pandud, võrreldes sellega, ma arvan, mis 99% Eestis rallisõita, milline legend on ja milline on Patriku legend, siis see on nagu teine maailm, see täpsusaste on nagu teine maailm. Ja et ta sellega, et tõenäoliselt selline edu ja see, et nagu üliväheste kilomeetrite pealt selline tase, see tuleb sealt. Aga see, et nüüd mõeldagi, mis edasi saab, siis see, et ta Soomes pani Rally 3-ga, sõitis selle nagu tühjaks ära, tal nagu sisuliselt vastast ei olnud, et natuke teeb nagu võib-olla keeruliseks see, et mina nagu ei näeks, et tal oleks pointi selle Rally 3-ga edasi sõita, isegi kui me võtame junior WRC, sellel ei ole nagu väga pointi. Rally 2 on niivõrd kallis, on ju.
et ma tahaks näha, et mingi kuhugi ta liigub edasi, ta peab ilmselgelt suurele väljakule nüüd minema, et ta on nagu ennast nii palju tõestanud ja see Esa-Pekka Lappi sõnad, see ainult kinnitab seda kõik, et minu eest nagu mega vend, et natuke liiga palju on neid kõvasti eestlasi. Ja, see on nagu ulmene. Aga tead, miks ta on selline suur... Peaksid ralli 2-ga sõitma ja kes kõik peaksid ralli 1-ga sõitma ja... Tead, miks ta on selline suur geenius ja tark mees? Ta on Keilast, Keila poiss, vaata, sealt tulevad ainult suured mõtled ja... Keila, let's go. Sealt tulevad ainult suured intelligentse mehed, see on nagu fakt. Kahju, et ma Rakvere haiglast sindisin. No võt, mis siin veel on? Skaalal 1-10 kiiruudis, et ERC Championist tuli Mikolai Marsik 1-10, et 1 ei koti üldse, 10, et äge põnev värk. Kui külmad sind jätab? 1 ei koti üldse. Ja ma ei tea, see oli kuidagi... Polnud nagu tegelikult tal... Ma ei tea, ta vist ühtegi rallivõitugi ei võtta. Ei saanud, jah. Et selles mõttes on nagu täitsa piinlik lugu. Oleks palju lahedamalt, kui Armstrong oleks selle ära võtnud Fordiga, et siis ma oleks öelnud, et see on päris äge värk, aga ei, see, et Mikko Matšuk, mis igas ta nimi on, ära võttis, jätab üpriski külmaks. Vot, ja jõudsimegi ringiga Kesk-Euroopa. Ma ütlen, selle vahepeal sajada nagu sellist ralli uudist oli mega palju, äredaid asju just, või sellised põnevaid. Et mõnikord et pole nagu 3 nädalat midagi juhtunud, nüüd pool saadet juba kulunud, ma ütleme nii. Kesk-Euroopa ralli, mis siis juhtub, et enam midagi muud ei juhtu. Üks oluline asi, mida saates ei ole kajastanud, on muidugi see, et Tänat esimene asi ei too tehase punkte, sellepärast et koduse mootori vahetusjama, et kui ta ei sõida tehase meeskonda sellele, siis ta võib mootorit vahetada, ei saa 5 minutit karistust ja kõik need jutud. Ja siis teine asi tõepoolest see, et kuna 2025 aasta auto oli nii kehv ja mingid jamad ja mured, et siis eelmise aasta versiooniga sõidetakse 2024, see, millega ta sõitis ka Monte Carlos. Et päris omamoodi. Monte Carlos sõitis selle autoga minu meelest ainult Fourmaux. No vahetpole siis. No Fourmaux sõitis. aga tegelikult, nagu sa ka tegelikult saate alguses mainisid, et siiamaani kuidagi oli see presenteeritud, see autovalik sellena, et sai paremini seadistatud selle auto. 2024 auto sai paremini testidel paika kui 2025 auto. Aga nüüd vahetult enne saadet tuli siis info, et 2025 auto andis otsad testil ja muud varianti polnud, et õnneks oli see 24 auto ka seal treila peal valmis, et no sitta kah parem sellega siis hoopis. Ei no see on see, kus see esialgne info tuli, loomulikult tuli kuulsast pressiteates, kus ma eeldan, et see oli kas Apitepuul või siis see teine härrasmees, see oli just PR-jutt, PR-osakonnast läbi käinud, jah, strateegiliselt oli meil mõistlikum võtta see oli strateegiajutt, see, mis nüüd välja tuli, oli Ott Tänaku siiras jutt, et seal on 2 eri asja, et seal on... Täitsa kreisi, no? No on, täitsa... Tegelikult lihtsalt andis pill otsad. Jah, selle... Aga ma lisaks siia selle, et minu meelest on nagu täielik müsteerium see, et tehase meeskond läheb testile, kus pannakse 3-4 päeva järjest, iga päev on üks sõitja ja võetakse kaasa ainult üks auto. Jah, mis sa seal hakkad raiskama? Kus see võimalik on? Kes oli Monacos, Monte Carlos, parim Hyundai, kas sa mäletad? Fourmaux oli õige vastus, et see mõttes, et see auto peaks liikuma küll, vähemalt aasta algusega võrreldes, ise küsimus paljud, teised on eest ära läinud, et õnnelik koht on olnud Hyundail Kesk-Euroopa ralli 2023 võitis selle Derrine Vill ja eelmise aastal Ott Tänak. Ja alustame siis Shakedown, võib-olla mida näitas Shakedown, esimese läbimise parim oli Ogier ja teise läbimise parim oli Ogier, et Tänak oli lähedal, võib-olla selle peale Tänak ja Vill olid võib-olla isegi lähedal, nii oleks õigem öelda. Aga Ogier nagu näitas, et võttes aluseks kuulsa Roland Pomi teooria, siis Ogier läheb ikkagi ilmselge suur soosikuna ja see stardikoht siin, sel rallil, see esikoht on ikka ülimadruska, kust teele minna. No muidugi, kui sa rääkisid praegu esimesest runnist, siis tegelikult esimesel runnil ju Neville sõitis rajalt välja
no ja ma sellepärast võtsin teise ka, et teisel oli Neville paremiselt teine ja lõpuks sai ta nagu parima aja, kuna ta sõitis kolmandat korda ka, et lihtsalt, et see Neville jah tegi apsu, eks ole, et seda esimesel ei saa öelda, ma ütleks teise põhjal ütleks, et ta tundub kiirele. Aga huvitav ongi praegu see, et võtame top 4 on ju, arvestame siis teise põhjal, siis kolmanda põhjal pole enam midagi vaadata, seal on juba need demosõidud ja jutud on ju. Teise läbimise põhjal, et top 4 on 3 Hyundai'd. Jah, no mis siin on, et päris raju vaade või? On raju vaade, äkki see liigub siis, et ma loodan, et see on jälle see 4,5 kilomeetrit, mida sa sellest saad välja lugeda, on ju, et võib-olla siin, kui neljapäeva õhtul esimesed katsed, siis midagi. Aga lähme, tead. Mille ma lisan siiagi, et see shakedown peaks olema nüüd järgmiste katsete keskel lõik on ju. Keskmine lõik, mis tegelikult ikkagi kuigi palju vihjab, et see tähendab ikkagi, see on adekvaatne katse, mitte lihtsalt mingi suvaline kuskil, ma ei tea, kuskil tankitraamil tõmmatud 4 kilomeetrit aine. Et see on päris kiiruskatse ja Hyundai'd liikusid seal. Midagi ta ikkagi peab näitama, et küll jah, 4 kilomeetrit lühike lõik, aga ma arvan, et sealt juba tegelikult on midagi võimalik välja lugeda, et küll need autod peavad ikkagi kuigi palju konkurentsis olema siin rallil. Miks ta, no võib-olla ma saan aru, et meil on mingi vahemad suured ja blablabla, mulle isegi meeldib see lähenemine, et sul see testikatse ongi nagu osa rallist, et sa saad välja lugeda, et see on tegelikult on nagu minu meelest üsna, ma saan aru, et sa võib-olla Rally Estonial võib-olla ka ei saa, seepärast, et ei taha testikatset viia kuudi 100 kilomeetri kaugusele. No mul oma olemuselt, mulle see hullult meeldib, et testikatse ongi see 5 kilomeetrit rallist ja sa saad sealt midagi välja lugeda. Just. Ja, ma olen nõus ja täiesti arusaadav, et seda võib-olla kruusarallide puhul ei olegi väga võimalik teha, et tee lihtsalt saab otsa. Aga asfaldiralli puhul, kui seda on võimalik teha ja logistiliselt on seda mõistlik teha, ma olen ka jumala poolt, et võtagi see 4-5 kilomeetrit juhke rallist ja see annab oluliselt rohkem kui mingi muu lõik, mida me kuuleme tihti peale, sõitjad ütlevad, et see oli täiesti mõttetu, et see pole nagu liigi lähedalgi sellele, mis see ralli olema saab. Et siin on ka nagu lihtsalt vaatajal ja fännil nagu huvitav ikkagi päriselt midagi aru saada, et okei, mida me võime oodata. Sebastian Ogier, ainus miinus, mis tal sel aastal on, et muidu eks ole esimene stardikoht tähendab, et eriti Ogier-sugune mees, ta suudab selle nii palju pori, muda, lehti sinna tee peale vedada, et anna olla. Aga saime aru, et kuna eelmistel aastatel teed perred sõideti päris sodiks ära, siis sel aastal on neid otsendamiseni neid kuulsaid antikatte ehk lõikmise vastaseid poste, mida isegi selle väikesel sutsakal, selle testikatse sutsakal, ma ei ole nende suurim fänn, et need võiks olla visuaalselt ilusad, ma tean, see on rallis ja värk, et ma ei ole nende lihtsalt visuaalselt väga suur fänn, aga see võib olla väikese eelis võtab ikkagi Ogiert ära, et ta päris niimoodi ei ole, et Evans juba tuleb niimoodi, et laseb ainult seal, pidurdus on ainult mudas ja kiirendused. Ma arvan, et kindlasti, ma arvan, et see tegelikult ei ole isegi väike eelis, vaid see oleks väga suur eelis, kui neid antikatte ei oleks, sest me teame, et Sebastian Ogier on mees, kes lõikab vajadusel isegi siis, kui lõigata pole vaja, selleks, et järgmistel oleks teeolud kehvemad. Strateegiat ta kasutaks, kui see võimalus oleks. Ja ma ütlen, et see pigem on hea, et need antikatid on, eriti selles olukorras, mis meil praegu on väga tihe andmine 3-4 mehe vahel, kes tiiti peale sõidab, et jääb ka võimalus järgmistel sõitjatel ikkagi nagu mingit aega näidata, sest praegu, kui neid antikatte ei oleks, siis me sisuliselt teaks, et Ogier tuleb normaalse tee peal, Evansil on juba nagu veits lappes ja edasi sealt on jumala tuksis. Rovanpera juba tuleks seal nagu muda mülkas, et ma hetkel kiidan heaks selle ja just eriti eelkõige seetõttu, et meil on nii põnev punktitabel. Teine, kolmas starti ja lähme järjest on Evans Rovanpera, kui sa peaks ennustama, et kes neist lõpetab eespool või kes on kiirem, teeme niipidi, et kes on kiirem ralli lõpus, et kui juhtub mingid reffid asjad, see selleks, aga kui sa peaks ütlema, kes on kiirem, kas Evans või Rovanpera siin Kesk-Euroopas, siis kummale sa mõeled, kas see MM-tiitlit jahtiv Evans või see Rovanpera, kes siin vaikselt vaatab juba tutlub vormeli asjadega? Ma arvan, et Rovanpera ja... Ta sa arvad, tal on nii savi või? Kui ma ise mõtleks, et mul on 3 rallit jäänud, siis mul oleks nagu fuck it, let's have some fun ja ma lähen võitma. Et ma arvan, et seal selles mõttes kõik pinged on nagu läinud, ma arvan.
et sitta sellest, kas tuleb tiitel või ei tule, aga me lähme nagu teeme korralikud rallid veel siia aasta lõppu. Ja ma arvan, et selle pealt, ma arvan, et Roompere pole võib-olla seda tundnud nagu väga kaua aega. Et tal on ikka mingi pinge ja ebamugavus ja ta ei taha seda teha. Ja nüüd ta on kuidagi nagu vaba, vaata. Davai, lähme naudime. Et selle pealt, ma arvan, on võimalik päris palju juba ära teha. No võt. Veel üks selline hüpoteetiline küsimus, selline hea. Et no täna 5 startija, 4, Neville 5, Fourmeau 7 startija. Kui on pühapäeva lõunal, järel on seis selline, et juhib, ütleme, Neville rallit, teine on Fourmeau ja 3 on Tänak. Selle pühapäeva lõuna on selline seis. Neville, Fourmeau, Tänak, siis mitmendana Tänak lõpetab ralli peale tiimi kesklus. No ma ei saa sellele vastata, sest mina olen nagu tiimi käskluste meesna. Mina Tänak lõpetaks esimesena. Minu meelest ka, mis sa arvad, kas võetakse võitjääster? Siin kõik, justki vormiliselt jäid selleks, et Tänak oleks seal tiitleitluses veel, et jumala eest, et vahetame, et sa ei too meeskonna punkte ja kõik on, eks ole, Tänaku peal. On huvitav, et see Wheatley vaevalt siin veel tuleb paugutama, et selles mõttes, et Wheatley muidu, ta vist Tänak ütles, et on juba kohal, on ju tuttub asjadega, eks ta läheb oma aed, et aru saada, mis siin toimub. No ma tahaks, tähendab, mida ma ise teeksin. Oleks see, et lepingutes on ikkagi rallivõidu boonus, et sees on, ütleks Neville'ile, et davai, me teeme sulle selle 200 tonnise ülekande ära, aga anna võit Otile. Et lihtsalt punkte koguda. Ma ei tea, kui seda ei tehta, siis minu jaoks on see natuke tobe. Nii et ma ikkagi ütlen, et peaks tegema. Aga tõenäoliselt Tänak tõstetaks, tõenäoliselt ainus, kes üle saab, on Fourmeau, vaata. Lõpkohtud, see Fourmeau, vaata, sa lõpetad 3. Lõpuks Fourmeau peab katkestama üldse. Jah, viimasel katsel, õige. Ja siin rohkem ei ole, et Katsuta Pajari, mis sa arvad, kumb lõpetab kõrgemal? Katsuta peaks ikkagi lõpetama kõrgemal, aga Pajaril on nagu nii kohutav minu meelest see asfaldirallide ajalugu üldse selle ralli ühega, et ma ei usu Pajarisse liiga palju ausalt öeldes. Katsutas pigem ma usun, Katsuta asfaldi peal ju on päris tempokas ikkagi olnud ja pigem ma usun Katsuta temposse sellel rallil, jah. Ja Rumba lõpetab kõrgemal Munster või McErlan. No tegelikult see on päeva küsimus. Ja Munster või tähendab McErlani kasuks räägib see, või kahjuks räägib see, et ta ütles ka, et see õppimist ja kõik on siin, on ikka asfaldil ikka eriti palju, et kui Kruusal veel, eks ole, saime asjad täppa siin vahepeal, aga nüüd on eriti õppimist, aga Munsteri kahjuks räägib muidugi see, et juba oli auto pekkis muidugi, see oli ka hea, täitsa ulme, põhimõtteliselt testikatse ja esimese kilomeetri auto pekkis, raatad parematele minuti, what the fuck, vaata. Aga Munsteril vist on see nüüd 3. kord ralli ühega või? Kesk-Euroopat, et esimene aasta äkki ta tegigi paar rallit ja äkki oli Kesk-Euroopa üks neist. No see on hea, et sa niimoodi ühtäkki ilma hoiatamata küsid, ei tea. Eelmine aasta, kui ma õigesti mäletan, Munsteri, see on üldse Kesk-Euroopas vist oli Munsteri parim tulemus, ta ralli 1 karjääri jooksul üldse oli äkki 5. Nii et ma pigem paneks siis oma panused Munsteri peale, et kogemust tal sellelt rallilt on. Tulemus on ka tehtud sellelt rallilt. Et nüüd peaks nagu tegelikult vähemalt kordama oma tulemust. Jah, oli 2023 tõepoolest startis ja oli 7. Aga nii-öelda liikunud ralli 1 autodest siiski kõige aeglasem. Aga see 4 minutit kaotust paremale. Eelmine aasta tuli siis kaotus tuli 3,5, 4,5, 3,5 ehk siis selline 2,5 eeldaks sel aastal. No 2,5 on päris hea juba või? No see on võimatu. Arvestades selle aasta hoodu siis võimatu. Vot, muud ei ole, et selles mõttes, et sai vist kõik olulise ära räägitud, et ma ütlen, et taaskord jah, et selles mõttes, et juba ralli algab täna naljakal kombel, rahe kiiruskatsega ja on selline venitatud ralli, et selles mõttes, et mõnes mõttes ma julgeks öelda natuke venitatud ralli on ta jälle, et seal vist oli juba seda, et miks peab kuskil Prahasse minema ja miks peab sinna minema, et
oma olemuselt on nagu äge, et 3 riiki ja let's go näpud püsti, et ühel katsel sõidame 3 riigist läbi ja siin on keerulised Tšehhi teed ja siis oleme seal ja siis oleme seal. Aga ma ütlen, et kui meile võtame selle ühe teooria, et Romperal viskaski koppa ette see, et sul see ralli nädal tähendab seda, et sa alates esmaspäevast kuni pühapäeva õhtuni teed põhimõtteliselt, ma ei tea, 20-tunniseid tööpäevi ja siis 4 tundi madad, et see nagu on, ei ole nagu äge, siis nagu so and so. Ja, igal juhul nõus, et eks see on, ma arvan, nagu asi, mis üldse seal juba tegelikult juba ju võeti nagu arutluse alla ja ma arvan, et seda võetakse aina rohkem arutlusele, et neid päevi peab tegelikult ajaliselt lühemaks tegema. Ja just hiljuti oli ka ju mingisugune uudis sellest, et ma isegi ei suuda meenutada, kuidas see vormistatud oli, aga et sõitjad peavad saama mingi kindla arvu tunde puhata, et ei ole võimalik, et nad lõpetavad kell 12 öösel päeva ja kell 5 hommikul vaja hotellist lahkuda juba, sinna vahele jääb veel mingi 2-3 tundi video vaatamise, mis tähendab paar tundi uneaega. Et see asi kindlasti muutub juba, ma arvan, järgmisel hooajal, et sõitjad selle vastu ju võitlevad, aga huvitav jah, et siia visati selline väike viimane üllatus veel äkki siis, et ju siis oli vaja, ma ei tea, loodetavasti rohkem ei ole vaja seda. Jah, et see, mis ta on siis reegli muudatus, jah, et see vist tuleb siin mingi hetk hääletatakse, et neid ei ole. Kesk-Euroopa ralli järgmine aasta kalendris ei ole. Kuidas sulle Kesk-Euroopa ralli on nagu olnud omamoodi fun, aga ma ei tea, enam meeletult ta nagu vist juurde ei ole andnud, et ja, ma ütleks ka, et on nagu tore ja omamoodi, aga minu meelest saaks seda ka nagu oluliselt lahedamalt teha. Mul on Euroopas kindlasti nagu mingid rallisi rohkem, mis mulle meeldivad, et kui peaks asfaldirallidest valima, siis minu meelest ERC kalendris saaks võtta sealt ikkagi mingid oluliselt ägedamaid rallisi. Tšehhi, ja seal on neid ägedamaid ka, et minu meelest see kontseptsioon nagu mõte võib okei olla, aga ma ei ole väga suur Kesk-Euroopa ralli fänn. Jah, et järgmine aasta on siis tagasi Raude asendab, eks ole, Kesk-Euroopa rallit Horvaatia. Et järgmine aasta on kolm, et Jaapan on nii, eks ole, siis on Ranaarid jäädalt ja siis on Horvaatia. Ma lihtsalt mõtlen oma peas. Mulle see Horvaatia ralli jubedalt meeldib. Ta on kuidagi hästi äge, teistmoodi selline lõhtiste teedega ja alati juhtub midagi. See Kesk-Euroopa... Ma tahtsingi Tšehhi asemel Horvaatia öelda, ma siin mähkisin natuke. Ei ole üks mu lemmikuid asfaldirallisi, ma arvan. Jah, et selles mõttes, et selle vahetus võib lihtsalt kiidame heaks, et vaatame, mis selle Kesk-Euroopa ralliga siis tulevikus saab. Ja Kanaaridega on ka minu meelest mõelda, ega Kanaaridel on ka 26 aasta on leping, et 2 aastane leping tehti ja mis edasi saab, on jälle ei tea, et siis paistab. Kanaaride ralli häda oli see, et me selle aastal ei saanud sotti, mis ta endast kujutab, et see oli ajaloo kõige halvem ralli, olgem ausad, et kus võidusõitu üldse ei olnud, et me tahaks kõigepealt sotti saada, et kas seal annab üldse võidusõita ägedalt või ralli ühtedega. Vot nii oligi, eda muud ei olegi, et teeme siis, mis me siis lõppu teeme ka, teeme siis ennustuse ka, et kes võidab, pane siis, või teeme selle ennustuse, et kes võidab, mis sa patud esikolmik, ma arvan, et meil on üsna sarnane see kord, aga võib-olla ma eksin. Ma arvan, et sa eksid, ma teeks hoopis midagi üllatuslikku. Oi jumal. Ei ole Munster. Ma teen ise ära. Teeme nii pidi, et teeme Rovanpera, Ossier ja Tänak. No okei, mina ütlen jälle, et Rovanpera, see on huvitav, ma Rovanpera panen esikolme, ma arvan Ossier, Tänak, Neville, et see on huvitav vaadata, mina arvan Rovanpera on just see, et nagu MM-tiitul on so and so, mina ei usu, et mina arvan, et kodu see muu melu, mis tal nüüd on olnud 2 nädalat või mina ei tea, 10 päeva oled pidanud rääkima sellest, et kuidas ma olen superformulasse ja ma arvan, tal kõik pea nii hajevil otsus tehtud lõpuks Haltunen kõrval mõtleb, et kõigiliselt on nüüd töötu ju. See mõttes mõistad. Loeb raha kotist, et kaua ma veel ära elan. Ja sul on kõrval on mees, kes on kohe töötu raha, naine on kurikodus, mis on nüüd tegemata, teile see koju ei jää ennast sügama lihtsalt, vaat ma arvan, seal on nii palju muid neid hädasid, et... Vaatame, aga huvitav jah, eks ole näha, et ei teagi, kumb see õige versioon on ja võib-olla on mõlemil vale versioon. Jah. Ja mis muidugi silma hakkab siin
jupe vähe masinaid on. Sellist nagu, mis ta on siis, 42 autot on stardinimekirjas, on neist ülipaljud, eks ole, on ralli 4-sid kõvasti, ralli 3-sid, eks ole, juuniorid kütavad ralli 2-sid nagu, ma ei tea, palju siin on, mingi 10 stardis. Ürsaps 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja juunior WRC viimane etapp on ka, selgub ju meister. Jah, aga just see ralli 2 asi, et no nii vähe, see mõttes, et täitsa arusaamatu mõnes mõttes ikkagi, et 13 autot, 13, et see ei ole ju. Huvitav, et tegelikult on Euroopa etapp, 3 riiki läbi võiks olla ikkagi nagu maksimaalne meediakajastus, kõik jutud, et sõitjatel oleks huvi seda sõita. No pluss, eks ole, sul on edasi on Jaapan ja Saudi Araabia, rattas sellist kohta, kui on rallis minna. Ja alles oli Paraguay, Tšiili, sul põhimõtteliselt augusti peale Soome rallit, sul on ainus variant, kus sõita MM-rallit Euroopas. Minu eeldus on ka, et sul selle aasta lõpu eelarve on kõik pandud sellele, et siin võidu kihutada ja täitsa tühi. Et selle ma pean Kaspar Ruusile ütlema, et välja uuriks, miks see nii on. Et minu jaoks on täitsa arusaamatu. Ja. Veel see, et Rovanpera teooria, selles mõttes minu kahjuks mängib see, et eelmine aasta Rovanpera ei sõitnud Kesk-Euroopat ka. Et eks me siis näe, et kui ta seal peaks head tulemust tegema, siis peab ikka kõik hästi minema, et ma praegu ise hakkasin ka kahtlema oma ennustuses, aga ega ma sõnu enam tagasi ei võta. Jah, aga samas, eks ole, aasta 2023 oli ta teine, selja taga oli Tänat ja Ogier ehk oskab sõita seal küll. Ja pluss, eks ole, sel aastal oma jadu on ratsika uusi teelõike, kõiki selliseid asju, et see võib olla mis see ralli siin oli, see Tšiili ralli oli see, kus kõik katsed olid samad, et siin on ikkagi otsitakse ja timmitakse ja möllatakse nende teedega, et see on võib-olla see varasem kogemus nüüd nii tähtis ei ole. Jah, tõsi. Ja kõige peamine jututeema sügisel on Euroopas loomulikult ilm, et ilm võib siin ikka kaardika, et kui keegi saab selle vihma sahmata, see võib siin kõik kaardid ümber mängida. Aga ma ei tea, kas seda nagu oodata seda vihma või mitte, et vaatame reede õhtu tulemuste põhjal vaatame, kas laupäeval võiks vihma tulla või mitte, et kas on põnev või ei ole, et ega muud ei olegi. No nii on, Otepääl siis jah, ma saan aru, ja millal see tähtaeg oli siis sünniks, oli juba ära või on ees? On ees, aga siin ütleme, et toimub asju, et võib arvata, et äkki tuleb varem. Vot, aga okei, eks ma tõmbame selle joone alla, et saate siis küsimusi, ma seda unustasin siin enne täitsa mainida, et küsimusi võib julgelt saata, et ära tuna, saada on juba üle 50 minuti ja sul naine ootab kindlasti siis on aeg minna. Isutab raudselt mingi eeringas ja mis maasikad ja need värgid ikka, et sellest ei pääse. Läheb mölaks ära nüüd. Jah, õige, et kuule, ta vaiks. Tuuleme siis taas ülejäänud päevadel, siis teeme peale viimase kiiruskatset, täna siis tegime enne esimest väikes eelvaate, nagu kõik rütm on sama. Ja selle kõik ütle siis kuuletele midagi ilusat ja ma nii kaua panen siit grilli peale. Ja, mõnusat ralli nädalavahetust ja kuuleme juba homme õhtul. No nii, väga ilus. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.